head esiliiga jälgijad. Oleme siin laupäeval ilusal päiksel päeval tulnud Elva Nike Arenale, kus õige pea on hakkamas esiliiga 3. vooru kohtumine. Koduvõistkond FC Elva võtab vastu külalised Tartust, Tartu JK Velko. Tänane mäng on siin kommenteerida minul Elar Jäsil ja minuga koos kommenteerimas Anti Arumäe. Tere kõigile ka minu poolt. Kuna nüüd siin Lõuna-Eesti võistkonnad omavahel kohtumas on, et väike derbi, et mis sa Anti ootad tänast mängult? Ja tuleb madal. Paju pea vahel ja hea löök, aga läheb üle. Väravat Kruus ka kontrollis, et tuli tema peale õnneks ja... Lanil pikk pall Maurisele. Ja... vasakule jalale ja see löök jäi kõige parem välja. Ka Velko rahulikult tuleb sealt välja. Ja hea pika palliga otsib tipuründajat. Ja hea pall. Kruus tõrjub. Teine pall mõttus. Ja ilusti Jagodinskis vahel. Uuesti Velko. Ja seekord väravast täitsa mööda. Hea tõrje Kruusi poolt, ilusti sirutas end välja. Ja jäi sinna ette. Lanil natukene jäi keha alla, aga õnnestus ikkagist palli kohale toimetamine Pangura palliga ja napilt väravast mööda. Et löök natukene jäi pehmeks ka, et seal arvatavasti Agarmaa oleks selle palli püüdnud, kui oleks raami läinud. Ja vasakuga pidi sooritama. Ja Elva jälle kõrgelt pressimas. Ja võidab sealt palli. Pangura palliga. Ja Konks ja vasakuga. Ja Agarmaa. Super terje Agarmaalt. Pajult hea press, tänu millele seal pall üldse Pangurani jõudis. Sai oma jala natuke vahele ja põrkas ilusti. 3-3-le. Laane ots saab palli tagasi. Kas leiab uue? Leiab Villemsi. Villems üksi palliga. Ja üks olemas. Ja super pall Laane otsalt. Villemsil oli terve maa ja ilma aega siin see puude teha ja rahulikult lahendus alla nurka ära panna. Vaatas ilusti, kus Agarmaa asub ja Agarmaa oli ka võimetu selle täpse löögi vastu. Ja mängu 44. minut. Mauris Villems 1-0 FC Elvale. Aga ennem räägitud sai, siis Laane ots, ma ütlesin, igal pool on ja tema jälle siin. Pastis olemas. Ei saa palli ette töödeldud. Ja Villems! Ja seal Agarmaa päästab. Ja on olemas teine värav. Ja nüüd jäi küll segaseks, kes selle lõi seal. Värava autor on meil number 7, Andre Paju. See oli töövõit. Seal oli jah, päris mitu võimalust oli seda palli lüüa. Olid Velko kaitsjad vahel, oli väravavaht vahel. Agarmaa tegi väga hea reaktsiooni tõrge seal, aga Elva jätud jonni. Paju oli esimene, kes reageeris seal palli kaotusele ja või tähendab lahtisele pallile ja jõudis esimesena sinna. Koro. Ja küljevõrku. Nüüd oli kiire liigutus. Agarmaa pidi ikkagi päris tõsiselt sekkuma, proovima. Ja paus, võtab ilusti Ilves ette. Kastis pall värava ees. Ja seal Veiko Kütt vahel. Kohtunik ja määrab penalti. Et sealt tuleb penalt. Kütt just kõvasti tähistamas oli, et ta seal selle ploki seal tegi. Nii, mõttus. Ja lahendab ära. Kruusist vasakule natukene ja Kruus vajus paremale. Värava autor Erki Mõttus, seisuks 2-1. Ja 88. mänguminet. Tuleb veel põnev mäng. Veiko Kütt veel peakohtunik Karl Kenaga seletab, et see ei olnud ju penalti. Pangura. Ja, palli säilitab. Ja, läks Okoro läheb. Okoro leiab Paju. Ja olemas Andre Paju, 3-1. Paju toob selle mängu ära koju, tundub, et siit ei tule enam Velko välja. Ja läheb nurgalipu juurde, fännide juurde tähistama ka Andre Paju seda. Väga hästi Paju leidis Okoro üles ja Okoro sealt tagasi uuesti Pajule. Pajult väga rahulik lahendus, väga hästi. Ja nüüd nägime ära ka selle, et milleks Okoro on.
ikkagi suutis selle palli ilusti säilitada ja kiiremad sammud teha ja Pajule jala peale pall tagasi. No vahetusmees siin väga tähtsat rolli hetkel siin 3. värava juures mängimas. Ja mäng on lõppenud. Peakohtunik Karl Kenali vilistab mängu lõppenuks seisuga 3-1 FC Elvale. Elva poolt siin kõva tähistamine juba käib, kõigil hea meel, selleks täna kokku tuldi. Vaatame kiirelt üle ka väravate lööjad, et 44. minutil Maurice Willems 1-0.